Lähis-Ida sündmuste tõttu on nafta hind maailmaturul üles hüpanud ning vaid mõne päeva jooksul on tõusnud ka tanklahinnad nii bensiini kui diislikütusel. Riigil on olemas 3 kuu varud, kuid tõusku hind nii kõrgele kui tahab, kütuseladude uksi ei hakata mitte kunagi avama sellepärast, et hindu tanklas alla suruda, ütleb Varude Keskuse juht välja riigipoliitika. Eesti seadusandlus on selles osas väga ühene. Tegemist peab olema siis varustusraskusega, et sellisel juhul on võimalik siis vedelkütuse varusid kasutusele võtta. Ja varustusraskus tegelikult ikkagi tähendab seda, et ühel või teisel siis kütuse müüjal tegelikult enam neid kommertsvarusid ei ole, mida siis tarbijatele müüa. Teine võimalus varusid kasutusele võtta on Rahvusvahelise Energiaagentuuri otsus hakata turuhinda ülemaailmselt langetama, aga neid arutelusid praegu ei ole. Potentsiaalselt see teine alus, kui tegelikult ikkagi IEA liikmesriigid, Rahvusvahelise Energiaagentuuri liikmesriigid näevad, et kütusevarude kasutusele võtmisel oleks siis sellist tarneraskusi leevendav mõju. Kuid hinnad tõusevad, võimalus, et Iraani kriis saab kiiresti läbi, kahaneb ja kuigi tanklates on hinnad kasvanud, siis on nad kasvanud vähem, kui on tegelikult tõusnud bensiini ja diislikütuse hind maailmaturul. Diislikütuse hind maailmaturul käibemaksuga, siis Eesti käibemaksuga on tõusnud 27 senti, et ma kahtlen, et kui kriis laheneb kiirelt ära, siis tegelikult see hinnatõus ei pruugigi sellises ulatuses tankla postihinda jõuda. Kui kriis kestab pikemalt edasi, siis kahtlemata see ühel hetkel jõuab, sest täna juba ostetakse ikkagi sisse selle hinnaga, mis on see maailmaturu hind. Et palju räägitakse sellest, et kas tanklakettidel, kui suured varud on, tanklaketid ostavad kütust iga päev vastavalt sellele tükile ja selle tüki, mis siis on vaja turul maha müüa. Palju tanklates tarbitakse ja ainukene varu, mis tanklakettidel on see, mis on mahutites tanklates. Kütuseturust rääkides kasutavad spetsialistid terminit mittelastne nõudmine. Ehk lihtsamalt öeldes hind tõuseb, inimene kirub, aga ostab endiselt. Kütuste hinnaliikumise kohta on kasutusel väljend raketi ja sule fenomen. Hind tõuseb kui rakett, aga langeb kui udusulg. Lätis on hoogustunud vahepeal varjusurma vajunud idee. Konkurentsi edendamiseks tahetakse teha tanklakettide hind laialt ja kohustuslikult avalikuks. Mitte panna seda sõltuma lihtsalt inimeste juhuslikest sisestamistest kuskile portaali. Mēs aplūkojam gan Vācijas, gan Austrijas praksi, kur šajās dalībvalstīs bija nodrošināts šāds vienots degvielu cenu publicēšanas sistēma, bet viņiem jau normatīvajā regulējumā bija nostiprināts šis pienākums degvielas mazumtirgotājiem sniegt sistēmā informāciju. Kuid ei olevat seda ohtu, et kütus defitsiidiks muutuks. Eestis on tegelikult kütuste maaletoojaid 2 tükki ja nendega me oleme siis pidevas suhtluses, et kas neil on tegelikult Eesti siis kütuseturu osaliste varustamiseks sõlmitud lepingud ja suudavad nad neid lepinguid täita ja vastus mõlemal juhul on jah, et ettevõtted on siis need, kellel on enda rafineerimistehased olemas, kes toodavad ise kütuseid ja mõlemad on kinnitanud, et neil on olemas toornafta tarnelepingud. Need peaksid pidama ja samamoodi nad suudavad siis täita oma lepinguid meie siis kütusemüüjate suunas. Kõige enam on kallinenud maailmaturul lennukikütus, mille hind on 2-kordne. Kütus on lendamise kuludest umbes 1/3.